Täna räägime sellest, mis on talvise liiklemise peamised ohud ja vead, mida liiklejad teevad. Ning sellega aitab meid Indrek. Tere Indrek! Tere Veli! Mis me täna teeme? Räägime tüüpilistest eksimustest, mille vastu inimesed, sõidukijuhid talvisel ajal eksivad. Kindlasti on see pikivahe, kindlasti on erinevad libisemised, vaatame need libisemised läbi ja kuidas neid ennetada ja vältida. Aga esimese ülesandena läheme pikivahe juurde ja ole kena, võta see sama sõiduk ja pane selle sinise sõiduki järgi selline pikivahe, nagu sa linnaliikluses igapäevaselt liikled. Ehk siis esiteks ebapiisav pikivahe. Oleme siin paika pannud enam-vähem sellise linnaliikluses nähtava pikivahe. Mis nüüd edasi saab? Teeme lühikatse. Sõidad minu järgi linnaliikumiskiirusel 50 km tunnis ja sa tead seda, et ma ühel hetkel pidurdan ees järsult. Sinu ülesanne on täpselt samamoodi pidurdada maksimaalselt, selleks, et auto võimalikult kiirelt peatuda. Vaatame, mis juhtub ja peale seda räägime edasi. Lähme autodesse. Õigel ajal pidame ja varu jäi veel ülegi, et mis siin nüüd siis täpselt juhtus? Mis ma sulle ülesandeks andsin? Hoida linnasõidu pikivahet ja kohe, kui su pidurituled süttivad, siis pidurdada. Just. Veli, aga mine astu 7 meetrit sinna poole. Miks ma su sinna saatsin? Ma ei tea. Linnaliikluses, teeliikluses on inimese minimaalne reageerimisaeg 1 sekund. Sellepärast tegemist on valiva reageerimisega. Ta ei vaata ainult ees oleva auto piduritulesid ja ei oota, et see sõidukijuht pidurdaks. Sina seda aga praegusel hetkel tegid. Ja sinu reageerimisaeg oli selle arvelt lühem ja see oli kuni pool sekundit. Reaalselt oleks see sõiduk aga läbinud 7 meetrit pikema vahemaa ennem kui sinu jalg oleks jõudnud piduripedaali peale. Ja kui me lisame antud olukorrale, mida me siin selja taga näeme, 7 meetrit, siis sinu auto esiosa oleks olnud siin. Ja see tähendab seda, et see auto oleks olnud suhteliselt lössis. 7 meetrit enne seisma saamist on sõiduki kiirus suurusjärk 35 km tunnis. Nii, aga nüüd me tegime selle katse asfaldi peal. Mis libeda peale muutuks? Sisuliselt libeda peal midagi ei muutu, kui me eeldame, et sõidukid on võrdsed ja teekate on võrdne, rehvid on ühesugused, siis tegelikult võrdeliselt pikeneb sõidukite pidurdusteekond. Aga probleem, mida me antud juhul nägime, ei ole kinni mitte pidurdusteekonna pikkuses, vaid on kinni inimese reageerimisajas ehk selle poolt, mida meile on sündides kaasa antud. Nii, ja kui nüüd autod ei ole võrdsed? Ja kui ei ole sõidukid võrdsed, näiteks kiilasjäistes tingimustes on esimesel sõidukil all naastrehvid ja sõiduk, millega teie sõidate, on all lamellrehvid, siis teie pidurdusteekond läheb koheselt pikemaks ehk kogu olukord töötab oluliselt teie kahjuks. Nüüd me ei saa kunagi kindlad olla, et esimese ja tema järelsõitva sõiduki rattad asuvad tee peal täpselt ühes ja samas kohas, ühes ja samas jäljes. Võib-olla on seal pool meetrit vahet ja eessõitval sõidukil on oluliselt parem haardumine kui teil. Seega vaadake, kui te talvistes tingimustes sõidate, kuhu te asetate oma sõiduki rattad ja otsige karedamat teeosa selleks, et saada kiiremini seisma.